Diskodiiva tegelaskuju on sel hooajal maskislaulja detektiividele valmistanud vast kõige rohkem peavalu, sest kuni lõpuni välja ei suutnud detektiivid isegi otsustada, kas maski all peidab end mees või naine. Duelli lõpuks sai selgeks, et diskodiiva peab saatest lahkuma ning maski langetama. Uhke kostüümi alt tuli kõigi suureks üllatuseks välja muusik ja saatejuht Jüri Pootsman. No Jüri, kuidas siis niimoodi läks, et sa meid kõiki ninapidi vedasid? Hommikuti, kui me seal kohvimesini juures kokku jooksime, mina ei osanud arvata, et sina siin kostüümi all oled. No see ongi see mäng, vaata, see ongi see mäng, aga eks on vaja natukene ennast siin muuta selle saate jaoks. Ma kartsin, et ma langen kohe alguses välja, kuna see on nii raske ülesanne. Siin on väga terased detektiivid, kes tabavad ikkagi tihti peale kohe ära, aga nad halastasid mulle, nad lasid mulle veel laulda, nad nägid, et mul on nii lõbus siin lava peal. Ta ikka näeb kurja vaeva, et seda Esimeses saates ju tegelikult sina arvasid kohe selle ära. Mis selle Jüri ära reitis siis? Jüril on lihtsalt väga spetsiifiline hääl, ka kuigi jube hästi oli varjatud ja ega ma ei olnud ju kindel 100%. Aga no mida saada edasi tegelikult, seda rohkem ma ju kuulsin seda Jüri tämbrit ja isegi vibraatot. No, mu karakteri diskodiiva ikkagi põhineb ka kunagisel tantsulembusel. See on juba vanema generatsiooni esindajana minevikku jäänud, aga eks mulle ikka meeldib tantsida, aga eriti maski all, kui keegi ei saa aru, kes siin all on, siis ma saan neid eriti pöörased liigutused kohe ette näidata. Kas ma loen siit siis välja, et võib-olla kui järgmine kord reedel peole lähed, et siis tõmbad maski vähe, et hea tantsuska? Muusikud ei käi reedeti peol, me käime pühapäeviti ja esmaspäeviti peol. Aga maskiga siis? No ma ei tea, kas ma selle endale saan, aga võib-olla mingi maski ma leian kuskilt ja panen soki pähe. Kuna maskislaulja saatega käib kaasas omajagu salapära, siis sokiga identiteedi varjamine ei pruugigi olla Jüri jaoks niivõrd uus kogemus. Tavaliselt tuleb saate jaoks oma lähedastele ka palju valetada, kuid Jüri otsustas minna hoopis teist teed pidi. Ma isegi rääkisin tõtt selles mõttes, et ma ütlesin igale asjale jaa. Ma ütlesin, et nad küsisid küsimused, kas sa oled? Ma ütlesin, muidugi. Kes sa oled? Muidugi. Sa oled see? Muidugi. Aga see muidugi ja niimoodi iga hooaeg, nii et ma olen selliselt nagu stabiilselt osanud tõtt neile rääkida. Kui palju see näosaate eelmine hooaeg sind nagu toetasin, et seal sa pidid ju kogu aeg hüppama erinevasse rolli? Muidugi toetas, andis ikka jõudu juurde ja ma valisin endale karakteriga hääle ja iga loo jaoks. Näiteks ma olin siin esimene lugu, ma kuidagi proovisin kanaldada Maira Aunastet, siis ma proovisin olla keegi teine, ma ei mäleta enam, aga ühesõnaga, et iga lugu oli minu jaoks lauldes siis kellegi teisena. Aga aitäh sulle! Tänan! No ma nüüd lähen tiivatsen lava taha. Maskislaulja saates on jäänud langetada veel 4 maski. Juba sel pühapäeval selguvad need 3, kes pääsevad finaalsaatesse.